1000 päeva on kestnud Venemaa täiemahuline agressioon Ukraina vastu. Sellel puhul külastas Eesti president Alar Karis Eestis väljaõpet saavaid Ukraina võitlejaid. Raske on seda kõike alahinnata, nad on 1000 päeva sõdinud agressori vastu. Ja kahjuks tuleb mõnda aega veel sõdida. Eks ikka rääkisime sellest, et mida nad on siin õppinud ja kaua nad siin on ja mis neist edasi saab, nii et see väljaõppe on nende jaoks äärmiselt oluline ja nad on saanud siin ka kohtuda nii eestlastega kui ka ukrainlastega, kes siin elavad, nii et eks ta ühest küljest on selgelt väljaõppe, aga samas nad saavad ka ikkagi lahinguväljast natukene ka puhkust. Väikese riigi ülesanne on ka siis veenda suuremaid riike, et nemad siis annaks oma panusi. Sellistel tingimustel, mida Venemaa soovib, ei ole võimalik rahuläbirääkimisi pidada. Ehk teisisõnu, et need maad, mis on vallutatud, et need saaksid Venemaal endale. Nii et tuleb suluda Venemaad tagasi. Aga lõpuks, milline see rahuleping saab olema, see on eelkõige Ukrainast otsustada.